et ma tean, et see ei olnud inimene, sest see ei käitunud nagu inimene. Need mütakad, mis seal igal pool laiali olid, nende identifitseerimisega läks tükk aega. Et kui hakkad aru saama, kus on laip, kui palju neid on, inimeste vigastused olid niivõrd massiivsed ja tõepoolest koledad, et ka kiirabimeedikud rääkisid samade sõnadega, see oli kohutav. Sellepärast, et see mees, ma ei tea, kas see peab piiksutama hakkama, sest ma ei suuda ennast võib-olla talitseda, on nagu täielik värdjas. Tere, armsad külmavaristajad ja kikimooride sõbrad, mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja kui te tahate teada, miks mu juuksed sellised on, mitte keegi ei küsinud, aga ma ütlen ikkagi, Heidi küll märkas. Mina küsisin, või ma ütlesin, et ilus on põhimõtteliselt. Lõvitüdruk. See on sellepärast niimoodi, et me käisime perega spaas nädalavahetusel ja siis pärast seda me tulime otse sinu juurde ja siis mul olid marjad juuksed krunnis ja nii see elukene läks. Ja nii oligi. Ja nüüd mul on teisipäev. update. Nii. Kuskilt on üles ärganud üks kärbes või porilane, ma ei ole kindel kumb, kes lendab täieõiguslikult mööda elamist ringi. Milleks sul kassid on? Üks neist ühte koti lihtsalt selles mõttes, et Jackil on jumala savi, tema poolest lennaku palju tahate. Osi seest eile õhtul seda lindu märgates siin toas arvas, et ta hüppab kuusega pikali, peaasi, et kätte saaks ta. Aga see ei ole tal ka siiamaani õnnestunud, seda tõestab siis see fakt, et antud tegelane on minuga hetkel samas ruumis. Nii et ma olen täna ka kaaslasega, see kaaslane ei ole küll ei 2 ega 4-jalgne, vaid hoopis tiibuline. No kui faunast rääkida, siis minulgi tungib fauna tuppa, mis minu peas ennustab seda, et tuleb külm talv finali, sest et veel nädal aega tagasi ma käisin dressikaga väljas koera jalutamas novembri lõpus, see ei ole ka normaalne, või novembri keskel. Igal juhul üks päev lähen kööki, kuulen mingi kriuks käib ja nagu akna taga. Ja siis ma uuristasin, no kass oli ka muidugi seal endast väljas juba. Ja siis ma sain aru, et vist tihane üritab sisse murda niimoodi, et ta kaevab nokaga nagu see nurk, mis jääb siis nagu, no ühesõnaga akna põsest nagu, aga täpselt siit nurgast, mis tuleks nagu põhimõtteliselt jõuab varsti mul kööki välja. Ja ta teeb seda ka elutoas, mitte ainult köögis, nii et ma ei tea, kas ta otsib sealt endale pesamaterjali või siis ta ongi otsustanud, et seina sisse pesa teha on normaalne. Ma ei tea, igal juhul nii see on. Äkki see on ka mingi uus põlvkond lihtsalt, vaata. Uus põlvkond tihaseid. Uus põlvkond tihaseid ja selles mõttes, et kui mul nagu laps iga asja peale mingi 67, bussinumber 67, 67 ja siis ma pean guugeldama, mis kuradi asi on 67 ja siis ma tegingi seda, ma guugeldasin seda ja tulebki välja, et see on mingi random asi, mida lapsed ütlevad, jumal teab. Täiesti random. Ja ühesõnaga ma arvan, et tihastel on lihtsalt sama periood. Aha, see on nende 6-7 periood. Selge. Kriipidest uudistest ma saan rääkida edasi kallima teema, et ta eile teavitas mind, et tal oli mingi laadimisjuhe voodi peal, ta ei olnud isegi voodi läheduses ega samas toaski, kui lihtsalt see juhe sealt voodi pealt nagu ära lendas. Nii et ma arvan, et ma pean tema juures väikse puhastuse tegema. Aga noh, arvestades, mida me laupäeval sinu juures korraldasime, siis seda nõiavärki sai päris palju tehtud. Ja mul oli kallis elukaaslane hommikuks üsna endast väljas sellest kogu nõiavärgist. Vaene hing. Ta ei ole kunagi midagi sellist näinud ja et ta ei ole päris kindel, et ta tahtis näha. No jah, ma oleks võinud anda vabaduse inimesele lahkuda. Tal oli see vabadus olemas muidugi. No tehniliselt küll, aga eks siis edasi on kursis, teab mida oodata.
jah, no mis teha, nõiad koos. Aga läheks lugude juurde, sest mul on tegelikult päris pikad lood täna. Arvasin, et ei lähe nii pikaks, aga nagu ikka hakkad kaevama, siis leiad aina juurde. Ja minul on teema, minul on ohvrite rohkeimad õnnetused Eestis läbi see on hea aegade. teema. Et noh, hea muidugi hashtag kikimoorid hea, Jah, jah. mitte nagu päriselu hea. Aga ma võin siis otsa lahti teha sellest, mis kõigele aluse pani, sest et see ilmus täna grupis, täna on siis 18. november, kui me salvestame, ilmus grupis täna 30 aastat tagasi ja vaatasin, et seal oli väike ajalehe väljalõige ja mõtlesin, et väga hea, et see sobib kenasti sissejuhatuseks. Aga siis ma avastasin, et selle kohta on väga palju informatsiooni. Igal juhul siis meie vaates siis täna 30 aastat tagasi, 18. november 1995 oli laupäevane päev ja oli üks sihuke tore peoseltskond, kes alustasid pidu Kaunases, sealt edasi läksid Annelinna sellisesse baari nimega Amor, mis on väga huvitav kokkusattumus, sest me just nädalavahetusel või eelmine nädalavahetus, kui ma Saaremaal käisin, siis ma rääkisin tädiga, kes nooruses elas Annelinnas ja ta püüdis meelde tuletada, mis selle kuradi jõudse baari nimi seal oli ja siis ta ütles kogu aeg Amigo, ma ütlesin, ei ole Amigo, see oli Tallinnas. Siis ta lõpuks tuli meelde Amor, nii et nüüd ma tean ka, et see Amor oli olemas ja see nüüd figureerib siin. Igal juhul siis punane sõiduauto BMW 318 oli siis teel Annelinnast Amori baarist suunaga linnast välja ja mööda siis Võru tänavat sõitsid. Kaheukseline auto, numbrimärk oli AVE1 ja selles kaheukselises autos oli kokku 8 inimest. Mismoodi? Seejuures oli siis ka siis sellel noormehel, kes oli roolis, süles neiu ja kõik olid seal üksteise otsas ühesõnaga. Ja jõudnud siis Tartus Võru ja Aardla tänava ristmiku peale, kus siis asus tankla. Toona oli selle Shelli nimega, praegu peaks seal olema Statoil. Ja ma keeldun nimetamas seda Circle Cakes nagu. Ja vait, Daniel, ma kuulen sind, et sa ütled mulle, et Statoil ei eksisteeri. Statoil on minu jaoks alati igavesti. Igal juhul, seal oli toona oli Shelli tankla ja kasvasid siukest 5 suurt paplipuud ja sinna ühe papli otsa nad siis kihutasid. Ja huvitav asjaoluna jõudis siis esimesena sündmuskohale Audi, milles olid siis nende noorte tuttavad, kes olid siis varem siis selle autoga koos võidu sõitnud. Aga mingil hetkel nad vaatasid, et kas tuli mõistus pähe või igal juhul nägid, et sõpru enam ei ole, kui nad kohale jõudsid, siis avastasid, et sõpru enam ei ole. Sellepärast, et selles ränglas õnnetuses hukkus korraga siis kõigepealt 2 meest, roolis olnud Riho ja siis, mis see nimi oligi, siin on mul valesti kirjutatud, ma pärast leidsin õige nime, äkki oli Merlis meesterahvas ja siis 3 naist. Ave, kes oli tõenäoliselt siis selle auto omanik, kui mõelda selle Ave nimelise numbrimärgi peale, Merilin ja Sigrid. Ja haiglasse toimetati siis 3 vigastada saanud ja siis Tallinna noormees Hannes suri siis kiirabiautos ehk siis kokku hukkus 6 inimest. Kõik nad olid vanuses 19–28 ja 5 siis hukkunud elasid Tartumaal ja 1 siis Tallinnas. Ja ellu jäid siis Tartumaa elanik Sven ja harjumaalane Argo, väga tõsiste eluohtlike vigastustega küll. Ja Maarjamõisa haigla intensiivravi osakonna valvearst Illimar Suits ütles, et nende kehavigastused olid siis ülirasked ja siis see 21-aastane Ave, kelle auto siis see tõenäoliselt oli abielus ja ema. Merilin oli vaid 19, Sigrid oli 23, Riha oli 28, Merlis ja Hannes mõlemad olid 23 ja siis nii mõnestki neist jäid maha väiksed lapsed. Ja hiljem siis tuli välja, et õnnetuse põhjuseks oli lisaks uljusele ka alkohol, et roolis olnud Riho oli siis sellises joobeastmes, mida loeti siis kerge ja raske piirimail olevaks ehk siis 1,5 promilli.
Seejuures olid täiesti kained Merilin, Sigrid ja Merlis. Avel oli veres 0,28 promilli ja ülejäänud meestel oli siis keskmine joove, mis tekitab mus nagu seda küsimust, et kui sul on 3 inimest, kes on kained, miks te lasete rooli purjus inimese? Täiesti nagu. Ja siis Peeter Rehemaa, kes on muidugi hästi legendaarne politseiametnik, meenutas siis, et tema käis ka toona seal sündmuskohal ja ta rääkis niimoodi. Oli veel pime. Tänavavalgustus oli seal kohal üsna tugev. Need mütakad, mis seal igal pool laiali olid, nende identifitseerimisega läks tükk aega. Et kui hakkad aru saama, kus on laip, kui palju neid on, inimeste vigastused olid niivõrd massiivsed ja tõepoolest koledad, et ka kiirabimeedikud rääkisid samade sõnadega, see oli kohutav. Ma ei kasuta ülivõrdelisi sõnu sageli, kuid see oli üks neist kohtades, kus tavaliste sõnadega rääkimine ei anna pilti edasi. Ja selles samas grupis siis, kus ma selle loo üles korjasin, meenutas siis üks toonane avariikorrapidaja sündmuspaigal avanenud pilti. Tsiteerin, mäletan seda ränka liiklusõnnetust siiani, oli laupäeva hommik. Rääkisin just täna mõni minut tagasi oma tollase baarimehe Üloga ja meenutasime, milline pilt meil avanes, kui olime jõudnud sinna sündmuskohale. Olime sellel ajal Tartu liikluspolitsei avariikorrapidajad. Avanenud pilt oli masendav, vaikus. Ka teade sellest rängast õnnetusest tuli meile nõndanimetatud vaikselt. Tartu prefektuuri korrapidaja telefonikõne, et mulle Shelli tanklast helistati, et auto on vastu puud sõitnud ja ei ühtegi infokildu lisaks. Üks 5 hukkunust lebas tollase Tarmeku värava vahetus läheduses. Siis oli seal Võru tänaval ääres, tema ütleb, et pärnapuu, aga tegelikult nad olid paprid. 5 pärnapuud ja viimane 5. puu sai saatuslikuks. Olime sündmuskohal tunde, tegime esmaseid menetlustoiminguid, nägime traagikat ja kaotusvalu, mis selle liiklusõnnetusega kaasnes. Meie vahetus pidi lõppema sama päeva hommikul kell 8, kuid lõppes lõuna ajal, sest tuli koguda võimalikult palju infot toimunu kohta ja see tuli edastada tolla selle politseiameti korrapidajale. Ja üks teine kommentaator siis lisas. Patoloog rääkis pärast, et korraga 5-6 noore inimese laipa näha võtnud temalgi suu kuivaks. Ja seda ma juba mainisin, et see BMW oli siis 2-ukseline ja politsei korrapidaja teatas, et tema ei mäleta Eestis nii ränka liiklusõnnetust. Vähemalt viimase 5-6 aasta jooksul pole veel midagi niisugust juhtunud. Sama kinnitas siis ka Tallinna liikluspolitsei korrapidaja ja liikluspolitsei büroo direktor Märt Mikkov ütles, et tema teada juhtus eelmine väga suure hukkujate arvuga liiklusõnnetus 94. aasta detsembris, siis oli surma saanud 5. Ja 94. aasta läks üldse ajalukku kui aasta, kui meil oli kõige rohkem liikluses hukkunuid, kui ma praegu peast mäletan, äkki see oli 491. Ja praegu me oleme ikkagi, me räägime kümnetest, mitte sadadest. Ja sellest siis valmis ka Maanteeameti dokumentaalfilm Sünna, mis oli siis siuke hoiatava sisuga, et see on paarteist minutit pikk ja YouTube'is täiesti olemas, nii et ma panen selle lingi siia saate märkmetesse, aga te leiate selle ka ise YouTube'ist ülesse. Ja selle kohta on siis ka, ma kohe ütlen, see on see tore Jürgen Puistoja kanal Ajamadin, kus siis ka on mitu lõiku seda kajastanud, kus on ka väga palju lisainfot ja fotosid. Ilmselt ma mingid fotod juba olen ka siia ekraanile pannud, aga ikka väga-väga ränk ja selle juhtumi kajastustest ma sain nagu aru, et toona tegelikult kõik see liiklusõnnetused olid nii tavalised, et see oli üks selliseid esimesi suuremaid, millest päriselt nagu räägiti rohkem, et see oli ikkagi niivõrd šokeeriv, et see, et kuskil mingi inimene sai surma või mitu või 2 või 3, et see oli kuidagi nii tavaline, et sellele hea kui artikkelgi ilmus. Nii et jah, et võib-olla kui midagigi vaadata siin, ma ei tea, positiivselt kindlasti mitte, aga vähemalt võis see siis aidata kaasa teadlikkuse tõusule, et see kauboi kapitalism väljendus ka ikkagi selles, et kõik need Euroopas maha kantud autod toodi Eestisse ja muudkui anti aga kuuma ja kaotati elusid. Aga teie, kui te sõidate, palun ärge ronige autosse, esiteks ei purjusjuhtidega, ärge ronige kellelegi sülle, kinnitage turvavööd ja eriti nüüd praeguste ilmadega, sõitke ettevaatlikult, valige ilmaoludele vastav teekiirus ja hoidke ennast ja kandke helkureid.
minu tänane lugu tuleb tänu sellele nüüd kuuldavale, et ma siin mõned päevad tagasi avastasin enda jaoks ID jälle ja seal näidati ühte lugu, mis oli Mm, nii crazy, et ma lihtsalt terve see aeg, kui ma seda vaatasin, ma mõtlesin, et ma pean, ma okei, lihtsalt pean. no nii. Ja räägib see siis sellisest mehest nagu David Sumney. Tema sündis siis Ameerika Ühendriikides, Pennsylvania osariigis ja ta perekond oli nagu üsna tavaline. Midagi nagu kellelegi kuskil kõrvaltvaatajale muret ei tekitanud. Davidi isa oli siis sõjaväelane, mis tähendas siis seda, et pere pidi palju ringi liikuma ja kolima. Ja selline elu tähendas seda, et David pidi pidevalt siis uues keskkonnas jälle kohanema hakkama. Lapsena oli David siis vaikne, aga üsna nutikas. Koolis tal kunagi probleeme ei olnud. Ta oli pigem selline tüüp, kes hoidis nagu tagaplaanile Mhm. ja eriti nüüd tähelepanu ei otsinud. Ja tal oli siis ema, Margaret, kes armastas oma poega täiesti tingimusteta ja proovis siis nii oma pojale kui ka tema õdedele pakkuda sellist turvalist kodu, eks ju. Aga kui David täiskasvanuks sai, siis hakkasid probleemid tekkima. Ta siis töötas aeg-ajalt ehitusvaldkonnas ja tegi mingisuguseid kõrvalprojekte, sest et ta kuidagi nagu ei suutnud pikalt ühte töökohta hoida. Ja suhetes oli nagu samasugune kaos, et suhted lõppesid tihti manipuleerimise ja naistepoolsete vägivallasüüdistustega. Ehk siis mees oli selline, kes kippus nagu kätt Mhm. tõstma ja üks tema elukaaslastest tunnistas hiljem, et Davidil oli oma dark side, et ta oli hästi kontrolliv ja raevukas ja obsessiivne. Et kui ta nagu teistele võis tunduda nagu võluv ja heatahtlik, siis kui ta temaga koju jõudis, oli ta nagu vihane ja agressiivne. Ja nende see suhe lõppes siis lähenemiskeeluga. Ja kuna ta nagu ei suutnud hoida ei suhteid ega tööd, siis see tähendas seda, et ta vajus majanduslikult üsna põhja. Küll aga meeldis tal oma sugulastelt raha laenata, Mhm. eelkõige oma emalt, sõpradelt. Laenas, tagasi ei maksnud. Mm, aga ema oli see, kes noh, ikka oli poeke, lapsake, kallike, mina aitan. Ja hoidis siis samal ajal ise pöidlaid, et poeg suudab oma elu nagu kuidagi järje peale saada. Ma annan ka siia juurde pildi, sest et David on pealtnäha niisugune ülikena mees, hästi suur mees, ta on nagu mingi üüberpikk ja üübermusklis ja selline, et noh, näiteks tema ema oli talle, ma ei tea, võib-olla peaaegu rinnuni Oh pikkuselt. god. Ühesõnaga niisugune mägimees, Mägimees. mägimees. Aga 2019. aastal jõudis siis Davidi elu täielikku ummikusse. Ja siis tal oli väga raha vaja. Ja siis ta käis oma emal külas vahepeal ja siis tal oli mingi girlfriend ja siis ta tuli koju ja girlfriend'ile ta jäi niimoodi vahele, et tal oli patakas tšekke, ema tšekke nagu laua peal ja ta üritas elu eest nagu ema allkirja sinna kuidagi järgi teha. See on nagu mina keskkoolis, kui ma endale puudumistõendeid kirjutasin. Kusjuures mul oli nii lihtne, sellepärast et mu ema allkiri oli naeruväärselt easy nagu ja ma mäletan, kui ma seda tegin, ma mõtlesin, et ma lubasin endale, et kui mina olen kunagi täiskasvanu ja mul on lapsed, mul on nii keeruline allkiri, nad ei suuda seda järgi teha. Ja mida sa siis nüüd teed? Sa annad seda igale poole autogrammi pähe, et kogu Eesti saaks selgeks õppida selle. Anna, Aga no me ei osanud ennustada ka stuudiumi tulekut, nii et. ei osanud tõepoolest. Nii, aga Davidi elu läks veelgi rohkem põhja, sest ta hakkas narkootikume tarbima ja alkoholi kõvasti ja kõik need lähisuhted oma õdede ja perega läks ikka nagu aia taha vaikselt. Ja
2019. aasta sügisel hakkasid siis naabrid ja tuttavad Davidi kummalist käitumist märkama. Küll teda nähti maja ümber hulkumas, siis ta karjus maja ümber, vahepeal ta käis ja rääkis iseendaga, mida mina näen kodus näiteks hästi tihti. Ma ei tea, kas see on ebanormaalne käitumine. mina räägin ka päris tihti, aga ma räägin kasside ja koeraga palju. Ja sama. Aga noh, jah. Üks ütleb, et tal on vaja endaga aru pidada, mingi ok, davai, you do you. Ja we do we, nii et selles mõttes täiesti aus kaup nagu. Ja siis ühesõnaga kolis David oma ema juurde, sest et noh, ema jälle ikka aitab. Ja nad elasid siis mõnda aega koos, pinged vaikselt kasvasid, majas hakkasid sageli aset leidma tülid ja tülidest teadsid siis nii sugulased kui naabrid. Ja Margaret tundus sellest kõigest olevat täiesti väsinud ja sellest hoolimata ta püüdis seda olukorda kuidagi rahulikult nagu lahendada. Siis aga tuli see päev, kui siis Davidi õde sai kõne, et nende tädi on surnud. Oh no. Ja ta üritas siis helistada oma emale, et emale teada anda sellest. Ja ta ei saanud ema kätte telefonitsi. Ja siis ta helistas oma vennale. Ja vend oli mingi, et ja ema on küll kodus, aga ema magab praegu. Igavestund. Ja see oli mingi davai, et hommikul, kell oli vist mingi hommikul 8:30, et okei, võib-olla magab siis, onju. Ja emast ei kuuldud nagu midagi enam väga ja David, kui kätte saadi pärast seda telefonitsi lähedaste poolt, siis ta nagu väga pikka juttu ei tahtnud teha. Ja lõpuks siis sugulased helistasid politseisse ja palusid minna kontrollima, kas emaga on kõik okei. Ja kui politsei siis majja läks, läksid nad teisele korrusele, vannituppa ja seal oli vannis üks erakordselt verine Margareti surnukeha. Kas sa valisid selle sellepärast, et vann on sinu enda MO? Ei, me jõuame selleni, miks ma selle valisin. Okay. Ja selle peale siis Davidi õde oli täiesti veendunud kohe, kui ta uudist kuulis, et David on selle taga. Et see, noh, ta oli üsna kindel, et nii see on. Aga ta võttis ikkagi telefoni ja helistas Davidile. Ja David võttis selle vastu umbes sõnadega, et sa helistad sellepärast, et tema suri ära või? Ja õde oli nagu mingi, et aga kus sa seda tead, et ma helistan sulle selleks, et seda öelda, vaata, et mulle öeldi esimesena seda, et nagu ühesõnaga tüüp rääkis ennast suht vahele. Kohe. See on see meeste rumalus, ma ei suuda nagu. Ja siis läks niimoodi, et hakati seda asja seal vaikselt uurima. See rünnak, mis siis oli Margareti vastu ellu viidud, oli väga metsik olnud. Teda oli kägistatud, pekstud. Ja ühesõnaga terve maja põhimõtteliselt oli verd täis. Nagu igal pool oli midagi. Ja selle David õde siis pidas politseiga nõu, et noh, me teame nagu tema tõenäoliselt tegi seda. Keegi ei tea, kus ta on. Et proovime ta kuidagi nagu orki tõmmata, onju. Ja siis ta käis välja plaani, et selle tädi matus pidi toimuma. Ja David oli selle tädiga väga lähedane. Nii et õde helistas siis Davidile ja ütles talle, kuule, matusele sa pead tulema nagu. Et vahet ei ole, mis on, et sa pead tulema. Ja siis tüüp küsis veel oma õe käest umbes, et oled sa kindel, et nagu sa mind nagu ninapidi ei vea praegu. Ja õde oli mingi, et come on, et noh, me oleme pere, vaata. Ja tüüp siis läkski sinna matusele ja kui ta sealt matusetalituselt välja kõndis, siis politsei pidas ta kinni. Ja viis siis ülekuulamisele ja muude asjade hulgas siis võeti Davidilt ära tema telefon
ja see on see põhjus, miks ma selle loo tahtsin teha. okei. Sellepärast, et see mees, ma ei tea, kas see peab piiksutama hakkama, sest ma ei suuda ennast võib-olla talitseda, on nagu täielik värdjas. Nagu täielik. Ta oli teinud selle rünnaku ajal rohkem kui 200 pilti Oh enda my tähe. god. Ta pildistas järjest kronoloogiliselt üles, kui ta oli löönud oma ema peale iga korda põhimõtteliselt. Ta vedas teda ise mööda maja ringi ja pani ema poosidesse, erinevatesse poosidesse ja tegi sellest pilte. Ema oli elus veel? Ema oli vaevuelus ja sihuke piiripealne. Ja noh, lõpuks ta muidugi suri, onju, aga millest ta veel pilte tegi? Ta tegi selfis iseendast niimoodi, et ta oli mingi üleni verepritsmeid täis lihtsalt. Ühesõnaga, Täis viker. kujutate ette, üle 200 pildi sinu enda emast, keda sa ise oled rünnanud niimoodi nagu. Ja sa hoiad, okei, see piltide tegemine on juba piisavalt halb, onju. Aga sa hoiad need pilte alles ka veel. Et ma ei tea, kas ta ei, ma ei tea, miks üldse keegi peaks, ema Arusaamatu. onju, aga kõik see ülejäänud sinna juurde, et isegi uurijad ütlesid, et see oli raudpolt kõige haiglasem nagu dokumenteerimine, kuritöö dokumenteerimine, mida nende silmad olid näinud. Ja loomulikult nendest fotodest sai hiljem siis kesksed tõendid. Vot nii. Ülekuulamisel oli David kummaline, käitus hästi ebastabiilselt, vahepeal naeris, vahepeal nuttis, vahepeal ütles, et tema ei teinud seda, siis ütles, et võib-olla tegin, aga see polnud tegelikult nagu päris mina. Vahepeal ütles, et kaotas kontrolli asjade üle. Aga neid pilte vaadates oli nagu selge, et räägi, mis sa räägid, aga see on nagu crazy. Ja siis esitati talle süüdistus mõrvas, väärkohtlemises ja tõendite hävitamises. Davidi vaimset seisundit hinnati küll ebastabiilseks, kuid ta oli siiski teovõimeline, mitte nagu mingi vend, et ma ei vastuta selle eest, mis ma teen. Ja siis jõudis asi kohtusse ja kohtusaalis said sõna ka teised siis pereliikmed, kaasa arvatud Davidi õed, kes siis lugesid mõlemad ette väga südamlikud ja väga valusad avaldused, rääkisid pikalt sellest, kui hea nende ema oli ja et ta oli naine, kes hoidis seda perekonda koos ja andis lastele alati kõike, mida vähegi vaja. Ja üks õdedest siis ütles, et ta tappis kõige lahkema ja armastavama inimese, kes kunagi elanud on. Ja teine lisas, et David ei ole meie jaoks enam osa perest. Ilmselgelt. Ja kohtuistungil siis näidati ka neid fotosid, mille David oli teinud. Saalis oli muidugi haudvaikus, osad inimesed puhkesid nutma neid pilte nähes, millest ma saan nagu 110%. Kujutad ette, et sa perena nagu lapsena näed, õena näed, kuidas su vend on ema, ma ei taha nagu, Ja lõpuks oli siis nii, et selleks hetkeks, kui kohtuistung aset leidis, oli ta juba 3 aastat peaaegu seal eeluurimises kinni istunud, onju. Ja karistuseks mõisteti talle siis sihuke vahemik, et 20 kuni 40 aastat. USA-s. No, olenevalt osariigist jah, võib-olla ta oli siukses, kus surmanuhtlust ei saanud. Ehk siis tehniliselt hea õnne korral oleks tal 3 aastat kantud, onju, ja siis 17 aastat minna. See karistus siis omakorda tekitas väga vastakaid reaktsioone, sest et neid, kes leidsid, et see karistus on selle kuriteo julmust ja dokumenteerimist arvestades nagu väga leebe, oli väga palju ja David ise väitis muidugi, et ta kahetseb, et tema ei oleks tahtnud iial oma emale haiget teha. Ja põhimõtteliselt siis need õed rääkisid pikalt-laialt sellest,
kuidas 17 aastat reaalselt vangis istuda veel selle teo eest on liiga vähe ja põhimõtteliselt nad nagu võitlevad nüüd selle eest, et nende vend, kes tappis nende ema, mõistetaks nagu kauemaks vangi, et ta ei vääri nagu seda. Kui Ta vana ei ta oli vääri. selle teo ajal? Mis ta võis olla? Ta oli minu meelest alla 30, aga ma võin pange panna. Igal juhul väga. Täissaikar. Ma hakkasin vaatama seda ja tundus nagu mingi oh my god, nii normaalne tundub see tüüp ja ma olin kindel, et tema on nagu on the good side selles loos. Ja Ei. ei ole, absoluutselt mitte, et nagu ma ei tea, ta 33 oli siis, kui tuli kohtuotsus. Nojah, jah, ikkagi noor mees. jah. Vot sihuke lugu. Värk. Teeme siin väikse puhastuse, ajupuhastuse, meeltepuhastuse ja läheme korra Patreoni, kus mind ootab ees järjekordne üllatusnimi, mida ma pean ette lugema, mille kohta eile öeldi, no ma tahaks näha, kuidas sa selle ette loed. Ma tahaks ka näha, sest ma jälle lugesin juba. Ära hakka, igal juhul Patreon. Ütlen sulle lihtsalt seda, et loe seda nii, nagu see originaalis peab olema. Igal juhul Patreon on koht, kus lisaks takikiusamisele te saate tegelikult meid toetada ja meie anname siis vastutasuks saated varem kätte koos boonusosadega, tondijahid nädalaga varem kätte ja saate märkmeid, saate valida, saate teemasid, meie uudised lähevad sinna, igasugused tondijuhi lisamaterjalid, mis on monteerimata puhas must materjal tuleb sinna, saate ka tondijahtijad olla, tondikütid meiega koos. Et igast asju me sinna paneme, kui ei ole võimalik rahaliselt toetada, mis on ka täiesti arusaadav, arvestades seda, mis maailmas me elame, siis tulge lihtsalt jälgijaks, sest et meie esimesed uudised lähevad alati sinna. Ja www.kikimori.ee ootab ka külastusi. Mysteryboxide aeg on kahjuks möödas, kuid selle eest kõik need, kes te jõudsite ära tellida. Oi, nüüd saab hakata neid kokku panema. Ja rõõmus. Täna sain just esimesed asjad kätte. No nädalavahetusel ma ka kirjutasin, need lähevad Tartu laivile, lähevad need, mis me nädalavahetusel kirjutasime, mis saavad ka olema väga huvitavad. Vaatame seda veel ja igal juhul Heidi on meie kingituste kuninganna ja merch'i kuninganna ja ta pingutab väga palju, et meil oleks ägedaid asju teile pakkuda ja uued dressikad on ka tulekul, saime katsetada ülimõnusad, ülimugavad ja igast muid asju. Ja andsin enda dressika sõbrannale eile selga ja ta otsustas sellega täna tööle minna, sest see on sees nii pehme. Ja mina sain enda oma loodetavasti reedel kätte Tartus, sest ma unustasin selle sinna juurde. Aga igal juhul kõige sellega siis kaasneb ka see, et me täname nimeliselt oma toetajaid, sest me tõesti armastame ja hindame teid väga palju. Ja aitäh VIP-külmaväristajatele, kelleks on Indrek, Pillerin, Mumm ja Volkergeist. Algab siis see nimi nüüd siis taki emojiga ja tegelikult ma tsiteerin siin Heidit. Ma leidsin ta üles. No näed. Ja siis see lõpus on väga hästi välja. See emoji. Ja aitäh veel VIP-külmaväristajale Anne-Mai. Aitäh Kikide sõpradele, kelleks on Hufflepuff ja Bentley Heiks. Ohoh! Ja aitäh külmaväristajad. Mulle väga meeldib, et nüüd inimesed on hakanud ka oma nimesid rohkem muutma. Ja. Väga cool. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Y-ga, Erika, Edlin, Ülo, Maarja, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin ka Y-ga, Kadi, Oliver, Krista, Viirestus, Väike Päike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Anju, Marta, Friida ilma Y-ita. Ilona, Anne ja Tondiste. Ja aitäh Kristin, Miila, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi, Elisabeth,
Helen, Karena, Helena, hundiplika, väga suure hunniku emotsidega. Gretsu, siis meil on siin veel Diana from the Moon, Kristel, Kelly, Bell, Gratu, Käti, Liina, Sirel, Madara, Katariina, Krissu 35, Heili, Marie, Piret, Hiie, Eveliine ja Jaan. Super. Jaan, Jah. tubli eesti nimi. Aga lähme siis siit lugudega edasi. Õigemini katastroofidega. Sellepärast, et ma jätkan oma teemat. Ja ma mõtlesin, et mulle tundus see lugu nii värske, ma ei ole seda sellepärast varem nagu ette võtnud ja mulle tundus, et see on midagi, mida kõik eestlased teavad, mis tõenäoliselt on nii ka, et väga paljud eestlased teavad, aga see on ikkagi jällegi ligi 30 aastat vana lugu ja arvestades, kui palju meil on väga noori kuulajaid, siis ma arvan, et on aeg sellest uuesti rääkida, eriti arvestades, et järgmine aasta siis saab sellest 30 aastat ja jällegi ajaliselt on see suhteliselt õige aeg, ehk siis aastaajaliselt. Igal juhul esimene teade siis sadade ja tuhandete Eesti inimeste elu raputanud katastroofist, mis toimus siis 11. oktoobril 1996, oli üsna napp. Voorema kirjutas 12. oktoobril 1996. Eile kell 15.49 said Jõgeva politseiprefektuuri korrapidaja ning tuletõrje Päästeameti dispetšer teate Pala vallas Sõõru metskonnast Nõva poole viiva tee teisel kilomeetril juhtunud liikluskatastroofis. Üliraskes avariis põrkasid kokku 5. kuni 8. klassi õpilasi sõidutanud Pala põhikooli autobuss ja metsaveoauto Scania. Ja tõesti siis on üks Eesti katastroofilisemaid liiklusõnnetusi ja buss siis vedas 35 Pala põhikooli õpilast, kes tulid siis kooli traditsiooniliselt maastikumängult, mis toimus Särgjärve ääres. Bussis oli ka 2 täiskasvanut, aga õnnetuses hukkus siis 8 õpilast, 3 poissi ja 5 tüdrukut ja kõik olid siis sündinud aastatel 82 kuni 86 ehk siis seal alla 10-aastased. Ja politsei korrapidaja Aivo Kuusk siis selgitas, et metsaveoauto oli maha sõitnud bussi juhipoolse külje. Avariis hukkus 8 koolilast, kellest 7 isik on kindlaks tehtud. See on nüüd siis vahetult pärast seda võetud siis artiklist. Vigastatute arvu pole praeguseks teada, sest raadioside Pala piirkonnaga on halb. Ja tõesti, see raadioside oli suureks probleemiks, sellepärast, et päästeteenistus ja kiirabi ei saabunud õnnetuspaika väga kiirelt, sest et seal polnud mobiililevi, häire andmine oli raskendatud, et õnnetuspaik asus täielikus leviaugus, ei töötanud seal mobiilid, sinna ei ulatunud päästeteenistuse raadioside ja ka siis telefonid jukerdasid ja sideprobleemide tõttu sõitsid siis mõned kiirabiautod ka õnnetuspaigast veel mööda. Ja olukorra tegi veel segasemaks asjaolu, et mõned lapsed olid jõutud siis juba enne kiirabi ja päästjate saabumist eraautodega koju või haiglasse toimetada. Aga hiljem on öeldud, et arvestades kõikide nende vigastuste raskusi, et tegelikult see, kui oleks ka kiirabi kiiremini jõudnud, et ei oleks saanud neid hukkunuid, ei oleks saanud päästa. Ja Jõgeva haiglas siis öeldi, et nende haiglasse toodi 2 tüdrukut, aga enamik viidi siis Tartusse, kus siis muidugi teadupoolest on Eesti üks tipphaiglaid ja sündmuskohale läks siis ka Eesti Politseiameti peadirektor Ain Sepik, tema asetäitja Priit Männik, Keskuurimisbüroo peadirektor Alex Uibo, ehk siis kõik, see ikkagi oli ikka täielik katastroof, ma mäletan seda, mis ma olin siis 12-aastane, et ikkagi tõeline šokk. Ja ajakirjanik Rein Sikk kirjutas siis Eesti Päevalehes paar päeva hiljem väga liigutava reportaaži, tsiteerin, nädalavahetusel valitses Pala külas ja vallas vastandina kuldsele sügisele must mure. 80 kuni 14-aastase Pala põhikooli õpilase hukkumine reedeõhtuses koolibussi ja metsaveoki kokkupõrkes oli šokiseisundisse viinud enamiku 1500 elanikust. Koolimajal ja vallamajal lehvisid leinalipud, küünlad põlesid vallavalitsuses, baaris, sidesõlmes, hamburgeriputkas.
Koolimajast väljusid punaste silmadega õpetajad. Vaikust lõhkusid peaminister Tiit Vähit ja eskortivad vilkuritega politseiautod. Sihikindlalt toimetavad psühholoogid, askeldavad politseiameti juhid. Ja politsei oli siis muidugi ära piiranud selle õnnetuskoha ja külas siis räägiti veel ka hingepõhjani solvunud lapsevanemast, kelle siis relvis mehed olid õnnetuspaigalt tagasi saatnud. Ilmselt ta tahtis sinna küünalt viia, aga uurimine veel käis. Ja politseijuht Ain Seppik ütles, siin avanenud pilt oli niivõrd hirmus, et võis tekitada vaimseid häireid ka treenitud närvidega inimesele. Ja Rein Siks siis kirjeldas, et see küngas, kus siis see koormata Scania sadulauto bussilt külje ära rebis, oli veel ööpäev hiljem seal künkal oli siis kruusade verest punane, murtud põõsad, klaasikillud, eest lennanud aknad ja surmavat kohtumist tähistav roigas. Ja siin on siis jällegi nüüd natuke pikem kirjeldus selle kohta, et mis juhtus, sellepärast, et nad lavastasid siis seda kokkupõrget seal eesotsas Uuri ja Lembitu Vaiknemetsaga ja võtsid siis sama bussi, mis oli siis Pats buss, Scania veduk ja nad hakkasid siis nihutama 15 meetri kaupa neid sõidukeid üksteisele lähemale ja samal ajal pilte tegema, et aru saada, kuidas see siis nagu kõik juhtus. Ja kui kokkupõrkeni oli umbes 130 meetrit, et siis bussijuht ja autojuht pidid üksteist nagu nägema. Et kui nad sõitsid 60-ga, jäi kokkupõrkeni veel 4-5 sekundit. Aga vahepeal olid autod jõudnud siis ninadega peaaegu kohakuti, mis tähendas siis seda, et surmani oli suhteliselt aega mingi murdosa sekundist. Ja kokkupõrge kiskus siis Scania vasakupoolse tiiva ära, aga see tiib siis rebis bussilt külje ära, et kõik lapsed, kes siis seal küljes istusid, siis hukkusid. Ja masina juures arvasid siis juurdlejad, et koormata raskeveok oli halvemini juhitav versus siis see, kui tal oleks raskem koorem peal olnud. Ja et 3 rattapaarist siis vaid 2 puudutasid maad, mis siis ka veel tegi selle kõik nagu raskemaks kogu selle juhtimise ja siis kuskil siin hiljem oli mul kirjas, et see Metsaveo Scania juht, ma ei hakka ta nime ütlema, selle leiab üles, aga ma ei leia põhjust seda praegu välja öelda, et tal oli liigne kiirus, kuigi see ei olnud suur, aga see oli siuke metsatee onju. Et ta kaotas kiiruse tõttu kontrolli, kaldus sinna vastassuuna vööndisse ja aga ta oli seal esimest korda selle autoroolis nagu, et see oli ka nagu, et ta oli lihtsalt kogenematu. Ja siis siseminister Märt Rask oli koha peal ja siis Ain Seppik, see politseijuht, näitas siis seda avatud külje segi paisatud sisemisega bussi siseministrile. Ja siis oli järgnenud kokkupõrge või põrge rattast, mis tõenäoliselt päästis bussijuhi elu, aga siis rebeneski see külg nagu ära. Ja osa hukkuneid lendas aknast välja ja hiljem üks kohalik bussijuht oli siis selgitanud, et kõige hullem ongi see nurkadega põrkumine, et kui nad oleks läinud kokku ninapidi, siis see mootorilöök oleks seda lööki leevendanud ja lapsi oleks ehk rohkem ellu jäänud, aga bussijuhile oleks see kindlasti nagu surma tähendanud. Aga siin jäi nagu bussijuht jäi ellu. Veoauto oli siis ühe Tartu firma oma, veoautojuht oli täiesti mitte endast väljas, isegi ei ole nagu õige sõna, aga ikka vaimselt ikka täiesti liimist lahti. No arvata. Ja ma pärast jõuan selleni, mis tast sai, aga teda ei olnud võimalik siis nagu üle kuulata. See bussijuht ütles, et ta püüdis endast nagu kõik teha, et kokkupõrget vältida, et juba enne kokkupõrget pööras ta bussi kraavi, aga et sellest ei olnud nagu mingit abi. Ja kõik olid kained, mõlemad juhid siis tähendab. Ja hiljem siis uurimine kinnitas kogu seda versiooni ja buss jäi siis kraavi pidama ratastele. Scania jäi seisma keset teed, esiots oli siis kraaviperve poole ja 8 õpilast sai siis surma ja vigastada sai üle 10 ja 9 neist siis sai väga raskelt vigastada. Ja palalaste matusepäev oli siis 16. oktoobril. Valitsus kuulutas selle üleriigiliseks leinapäevaks, et see tähendas, et igal pool siis meil lehvisid leinalipud. Matustel oli kohal lisaks vallavanemale, direktorile ja õpetajatele ka peaminister Tiit Vähi, haridusminister Jaak Aaviksoo ja teenistuse viis läbi siis praost Joel Luhamets. 5 hukkunud last maeti Kodavere kalmistule, 1 Tartu Raadi ja 1 Tallinna Siselinna ja 1 Põltsamaa kalmistule.
Detsembris anti siis teada, et uurimine on peatatud, sellepärast et ühe olulise tunnistaja tervis ei võimaldanud tal selgitusi anda. See on siis seesama autojuht. Ja juba tegelikult novembris oli üritatud temaga rääkida. See veoautojuht oli hästi noor, 28. Nüüd siin on veidi sihuke nagu kahtlane, ütleme väga siukse kollase väärtusega paar lauset, aga ma ütlen need ära, et Ubina töökaaslased olid uurijale öelnud, et autojuht tundus neile varem juba veidi imelikuna, nagu tal oleks psüühilisi probleeme, et ta olevat kogu aeg töökaaslaste sõnul surmast rääkinud. Aga ühesõnaga ta sai ikka tohutu närvišoki, oli ravil siis psühhiaatri kliinikus, posttraumaatiline stress. Ja lõpuks siis ei antudki kedagi kohtu alla, sellepärast et talle määratigi siis psühhiaatriline sundravi ja lihtsalt vaimne tervis. Ma ei kujutagi ette, kuidas see nagu, sa ei elagi sellega, ma arvan, et see on täiesti õudne. 2006 lõpetati siis selle asja uurimine. Ja ma ütlen siis siukseks, ma ei teagi, kui mõnus see diiser on, aga boonusosas räägime siis ka ühest rongiõnnetusest. Nii et siuke matuse meeleolu minu poolt teile täna. Ma siis teen kummituse vahele. Tee jah, vahelt üks. Korraks nagu see palette cleanser. Nii, ja see kummitus on Redditist kirja pandud 11 aastat tagasi. Nii. Kirjutas selle siis toona 26-aastane värskelt emaks saanud naisterahvas, kes elas oma väikese lapsega sellises pisikeses, üsna odavas siukses korteris, mida ta sai endale siis parasjagu lubada. Ja see korter oli ühtlasi siis nende jaoks esimene päris enda kodu. Ja esimesed kuud pärast sissekolimist olid täiesti normaalsed. Aga siis ühel õhtul läks ta lapsega enda voodisse, hoidis last, ootas hetke, millal laps lõpuks magama jääks. Ja korter oli täiesti vaikne. Ainus valgus, mis kuskilt paistis, oli siis vannitoa seinalamp. See oli põlema jäetud ja vannitoa uks oli nagu veits lahti. Ja mõni minut enne südaööd nägi see naine siis silmanurgast, et valgus justkui kadus kuskile. Ja talle nagu tundus, et keegi nagu oleks astunud täpselt siis sinna vannitoa ja magamistoa vahele, kus see valgus paistis nagu selle valguse ette. Ma sain aru, sellepärast kaob valgus, kui keegi sul korra nagu tuleb siia. Et lambid ei vilkunud ega midagi. Ja ta pööras siis oma pea kiiresti sinna ukse poole. Ja mida ta seal siis nägi? Otsevalguse ees oli niisugune tume mass. Ja see ei olnud inimene, see ei olnud vari. See oli tema sõnul quote, must pilv, mille kuju meenutas inimest, aga selle jooned polnud selged. Nagu suits, mis püüdis inimese kuju võtta. Ja see mass ei liikunud, lihtsalt seisis seal vaikselt. Ja naine ütles, et tema ei suutnud isegi hingata mitte see hetk, et ta tundis, kuidas kogu keha tõmbus justkui krampi, nagu oleks elektrilöök temast läbi käinud. Ja pärast siis analüüsi käigus sai ta aru, et see oli tõenäoliselt adrenaliin ja kübeke hirmu, mis nagu võttis kehas. Aga tal oli tunne, et see olend nagu vaatas teda, et tal ei olnud küll silmi, aga oli see tunne, et vaatab nagu. Ja ta pigistas siis lapse tugevamini enda vastu ja lõpuks siis läks pirn peast põlema, et oot, wait, ega ma lapsele haiget ei tee niimoodi. Ja lõpuks siis see must kogu vajus kokku. Nagu varises põrandale ja libises ukse alt koridori. Ühesõnaga, plõmm. Aga järgmistel nädalatel kordusid öösel samuti kummalised nähtusid seal elamises. Näiteks siis niisugune kraapimine seina sees, mis lakkas kohe, kui naine ennast kuskile, kui ta ringi kõndis.
Siis lapse mänguasjad vahetasid kohti öösiti. Ja koridori aken käis nagu ise kinni, Super. mis on nagu veider. Ja tema ise siis veel kirjutas niimoodi, et ma tean, et see ei olnud inimene, sest see ei käitunud nagu inimene ja ma tean, et see ei olnud vari. Vot, mis see siis oli? Ei tea. Mul tuli esimese mõttena, kus praegu mul tuli meelde, et ma panin spets ka oma uued kõrvarõngad, mis on muuseumikaardi kõrvarõngad, juuksed lihtsalt olid ees. Aga mina mõtlesin, et mõtle, kui sul oleks käepärast olnud tolmuimeja ja sa lähed lihtsalt selle massi juurde. Jah, et huvitav, kas see oleks mingi variant? Ai, see oli ka massile kalla. Viskad lapse voodi peal. Emmel on vaja koristada ektoplasmat siit Väga hea, elamisest. kuule, läks natukene kergemaks korraks. Läks korraks kergemaks ja teine on natuke anonüümsem ja mitte nii anonüümsem selles mõttes, et ei tule võib-olla nii kirkad pildid ette nagu mu teiste maalitud lugudega. Aga seda saate kuulata boonuses ja natukene ka Spotify's alguses. Kui te veel ei ole vajutanud like'i siin YouTube'is, siis palun tehke seda. Palun. Me näeme, mitte like ja subscribe'i, sellepärast, et me näeme, et 54% teist, kes te vaatate, te ei ole teinud subscribe. Nagu vabandage. Aga mis teil viga on? Nagu kogu armastusega. Et andke nüüd tuld kuuma sellele subscribe'ile nupule. Aga meil on 2000 täis. Aitäh kõigile, kes te juba meid jälgite, meie armsad kikimoorid, sõbrad ja külmaväristajad. Ja tasus ikka tulla siia YouTube'i, paistab. Ma olin väga skeptiline alguses. Ja, aga siis me oleme. Ja oleme tagasi järgmisel reedel. Sel reedel kohtume osadega teist siis Tartus Lege laivil ja laivi lindistuse saate siis järgmine nädal. Millast, kes saab. Mis ühtlasi tähendab seda, et järgmine Tondijahi episood on eetris Patreonis järgmisel laupäeval ja sellel ja vabandust, sellel ja järgmisel laupäeval siis YouTube'is teie jaoks, kes te siin olete. Ja Kikimoorid Gmail jätkuvalt ootab teie kirju ja mis siis ikka? Püsige kõhedad.